tahan teha väikse kokkuvõtte mänguõhtust, mis toimus 20. juuli. Oli siuke hästi huvitav mäng, mina olin ainuke naine, teised olid kõik mehed. Nagu selgus lõpus, kui me lõpetasime ja tegime tagasiside ringi, siis mehed olid siuksed hästi skeptilised, et kohal on ainult mehed, mis tantrat me siin teeme. Mängu lõpus kõik olid hästi rahul, et just oli selline õhtu. Igaüks sai just seda, mida ta vajas. See mäng, mida ma lõin, ta on küll tantramäng, aga ta on teraapiline mäng, ta on psühholoogiline mäng. Mängides saab iga mängija lahendada oma isiklikud küsimused. Igaüks saab hästi palju positiivseid emotsioone. Mängu jooksul saab täita oma soove, mis on seotud siis armastuse erinevate keeltega. Puudutused, sõnad, armastussõnad, kingitused. Toon mõned näited küsimustest, mis olid aktuaalsed sellel õhtul meestele. Kuidas avada südant, kui elus on raske situatsioon? Oli ka selline küsimus, et kui on soov veel lapsi saada ja naine ei soovi, et siis kuidas edasi? Mängu lõpus jagasid mängijad siis tagasisidet, mis kogemus nad said. Üks mängija oli hästi õnnelik, et ta sai tunda sellist isalikku tunnustust teise meesmängija poolt. Ta on kasvanud ilma isata ja siis ta ei ole saanud seda toetust, seda armastust isa käest, et sai selle mängidest. Ta oli hästi õnnelik mängu lõpus. Üks teine mängija võttis koju kaasa meditatsiooni sisemise lapsega, mida ma tegin tema jaoks mängu jooksul. Ta tegi seda hoopis teistmoodi, kui ta muidu on seda teinud kodus üksi ja siis ta sai avastada hästi palju uut oma sisemise lapse kohta. Hästi ilus mäng oli. Olen kõikidele tänulik. Järgmine grupimäng on 22. august, aga individuaalsele mängule või paarismängule oma partneriga saad tulla iga hetk. Uute mängudeni!